Jakob, ma sain muudatused valmis. Vilhelm, ma ei palunud sul teha muudatusi. Mulle täiega meeldis su idee, et lumivalgeke sai oma nime sellest, et tal on nahk valge, nagu lumi. Jah, see tuli mul, kui ma nägin lund. Aga ma mõtlesin, kasutame seal 3 reeglit. Ma panin 2 värvi juurde. Punane nagu veri, must nagu eebenipuum. Oota, mis ta nimeks nüüd saab? Lumivalge? Ei, nimi jääb samaks. Mida? Ja see oli täiega masendav lõpp, et lumivalgeke selle mürgitatud õuna kätte lihtsalt ära sureb. Nüüd ta hakkab ellu. Kuidas? Kas ta saab vastu mürki? Ei, õunatükk kukub lihtsalt suust välja. Jaa, aga mürk... On õuna sees! Ära mõtle üle, Jakob. Kuule, ma ei tea, kas see... Kõige parema osa ma jätsin sulle rääkimata. Võõrasema ei tapa lumivalgekest mitte 1 korra, vaid 3 korda. Kas ta siis tõuseb ka üles 3 korda? 3 reegel. Okei. Ma ei taha... Ja printsi lisasin ka. Printsi? Lõpus tuleb prints, näeb lumivalgekest, nad abielluvad. Oota, ühesõnaga, meil on lumivalgeke, kes sureb 3 korda, ärkab 3 korda ellu ja siis kuskilt tuleb suvaline prints ja nad on kohe armunud. Ei, sa saad valesti aru. Okay, prints armub siis ära, kui lumivalgeke veel surnud on. Ja, see on hullem. Prints on nagu, oh my god, selline püsslaip, teda tahaks küll endale. Ja siis ta võtab selle laiba koos kirstuga kaasa. Siin on mitte asja, mis mulle... Ja siis ta suudleb seda laipa. Ja selle peale õunatükk välja kukubki. Vilhelm, enne kui sa selle ära saadad, arutame, käime mõned asjad veel üle, kirjutame võib-olla. Nalja teed vä? Ma saatsin juba kirjastajale ära. Ära muretse. Selle looga saavad vennad Grimmid maailma kuulsaks.